Tere tulemast vaatama eestikeelset Windows Movie Makeri õpetust. Inimestena soovime luua ülesvõetud videomaterjali abil tavaliselt lühikese, kuid kõik olulist sisaldava koduvideo. Oma koduvideo algmaterjaliks olen võtnud droonil filmitud videoklipi, mis on vägagi hea resolutsiooniga ning mis annab 360-kraadise vaate droonil filmituna. Antud programm pakub mitmeid lahendusi, millise animatsiooniga meie videoklipp mängima võiks hakata. Hetkel töödeldavale videole soovin taustaks mängima ette muusika selle täisvõimsuses. See tähendab, et antud nupu alt reguleerin kas originaalheli või oma lisatud meedia audio ülekaalu. Samuti soovin, et audios kuuldav rütmimuutus läheks kokku videos kujutatud liikumistega. Seega lõikan video viisil, et laulu progressioon kattuks drooni õhku paiskumisega. Iga video algusesse on reeglina mõistlik lisada tiiter, mis loodu sisu kirjeldab. Antud video sisu kirjeldaks kõige paremini sõna aeroofilm. Kindlasti ei taha me lõpetada koduvideot tegevusega, kus videosalvesti salvestamine lõpetatakse masina kinni lülitamisega. Oma loodule võite lisada nii mitu lõputiitrit, kui heaks arvate. Tavapäraselt meeldib inimestel lisada koduvideotele juurde selle toimumise aeg ning asukoht. Võimalike vigade leidmiseks või uute ideede sisestamiseks mängige oma projekt kogu ulatuses läbi. Kui usute, et loodu vastab teie ootustele, tuleks väljastada projekt audiovisuaalsesse vormi. Selleks on vajalik valida soovitav säte, millisel andmekandjal loodu töötaks. Teie koduvideo saab vaikeseadistusena teisendatud MPG faili formaati, kohe kui olete vajutanud nuppu salvesta.